jah, tundub, et enamus inimesi on siin, et kui keegi jooksvalt veel liitub, et eks me laseme teie teised kolleegid ka jooksvalt sisse. Aga tere tulemast kõigile. Ja tore, et te täna olete sellise vihmase tuulise ilmaga siia kohale jõudnud koolivaheajast ja haigustest hoolimata. Et mina olen Harri ja Grello poole pealt ja ma kohe-kohe annan Egonile ka sõna, et ta räägib kõigest sellest, kogu sellest templi poolest ka. Et me oleme viimase suhteliselt pika aja jooksul, niisuguse poole aasta jooksul tegelenud selle niisuguse personalisüsteemi ja allkirjastamise ühendamise teemadega. Ja lõpuks see on see kulminatsioon, et lõpuks me oleme selle valmis saanud. Ma nägin ka siin osasid tuttavaid nimesid ja nägusid, kes on jõudnud seda ka juba testida. Aga nüüd see saab siis avalikult kättesaadavalt kõigile. Millest me siis täna räägime, et Egon räägib kogu sellest templi võimalustest ja siis ma pärast võtan pildi üle ja räägin, et mis on Agrello ja mis juhtub lepingutega siis, kui need on templist välja saadetud. Ja siis võib-olla veel paar niisugust väikest asja, et kuidas muud moodi Agrellot on võimalik kasutada. Aga pikk jutt lühidalt kokkuvõttes võikski nüüd alustada ja ma annan Egonile sõna ja ta saab juba lähemalt rääkida, et mis on templi ja mis võimalused sellel on. Et me proovime ka seda webinari lindistada ja kui kõik hästi läheb, siis saate ka oma kolleegidega seda lindistust jagada umbes mõne päeva või nädala jooksul. Aga Egon, lava on sinu. Tervitused, aitäh sissejuhatusest, Harri. Et nagu Harri mainis, pool aastat kuni aasta oleme selle liidestusega tegelenud, et ka personali tarkvara oleks ka selline võimalus nagu siis allkirjastamisvõimalus. Tänaseks see toimib juba ja on ka tehtud siin viimastel nädalatel ka juba järgmised uuendused. Et näiteks kas või siis järjekorra valimised on ju põhimõtteliselt, et mis järjekorras keegi siis hakkab neid allkirjastamist teostama. Muidu siis lühidalt Webist et aastal 2017 aastal asutatud ettevõte alustati lihtsalt sellepärast, et põhimõtteliselt siis ettevõtte omanik soovis, tema isa soovis oma tarkvara, Eestis polnud ühtegi sellist tarkvara, mis temale oleks siis sobinud ja sellest siis areneski põhimõtteliselt templi välja. Oleme oma rahastusel üles kasvanud, ühtegi investorit ja asju meil ei ole ja olemegi siis arenenud läbi klientide tagasisideme pealt, et mida vajatakse, kuidas vajatakse ja nii edasi. Et just väga palju kasutanud siis oma tänase klientide siis tagasisidet ja selle pealt ka arenenud. Aga ma teen siis kiire sellise ülevaatliku pildi ka, et mis see templi endast kujutab, mis ta siis lõpuks on ja lõpus siis ka see koht, et kus me siis liidestame Agrelloga ja siis Harri võtab uuesti üle ja räägib siis kogu selle allkirjastamispoolest. Aga töölaual on jällegi väga lihtne, ta enamasti on ainult administratiivsetele kasutajatele ja teie enda siis ettevõttes, kus siis on olemas kiirteed, et kui me tahame kuhugi minna, näiteks puhkuse puudumised, siis me saame koheselt ka läbi kiirde sinna siis minna. Ja erinevad kuvatavad paneelid, kus ongi siis aktiivsed töötajad, erinevad töötundide graafikud ja objektide kaupa erinevad töötunnid, lähenevad tervisekontrollid, kinnitamata töövahendid või tööjuhendid, tee enda siis tööajad või sinu käesoleva kuu töötunnid, puhkuse puudumised, kinnitamist vajavad puhkuse puudumised, sünnipäevad, tööstaažid, töötajate arvu graafikud, töötajate arvu ajalugu ja nii edasi. Ja Vempli on igal pool selline asi nagu ka hammasratas, kus me saamegi muuta erinevaid kiirteid ja asju, et mida me tahame näha, mida me ei taha näha, mida me lülitame sisse, mida me lülitame välja ja mis järjekorras me kõiki neid asju soovime näha.
töötaja nii-öelda siis vaates on jällegi teine vaade, et siin töölaua asemel enamasti on siis timer. Timer on, kuvatakse siis, kui nii-öelda ettevõte kasutab siis läbi äpi tööarvestust ehk start-stop süsteemi, siis ongi olemas nii-öelda timer siin ja on olemas töötajal selline ühtne kalender. Ühtses kalendris siis töötajad näevad enda tehtud tööaegu, planeeritud tööaegu, hüvitisi, puhkusi, puudumisi ja sündmusi. Pluss veel samamoodi nad saavad kõiki neid avaldusi ja kõiki asju ka siin sellises ühtses kalendris teha. On kohe näha ka, et siin on mingisugused näiteks tööajad tehtud, mingisugused sündmused on neile siis planeeritud, on ju, et mingid projekti arutelud, koosolekud, millal alustatakse, millal lõpetatakse, kes on osalejad, kas nad on kinnitanud selle või ei ole, mis ressursse kasutatakse ja nii edasi. Ja erinevaid lisavälju on samamoodi võimalik teha, kui selle jaoks nagu on ka siis soov. Kalendris on ka see võimalus, et kui te soovite, on kõik õiguste põhiselt nii-öelda siis tehtav, et kui me soovime, et me näeksime ka teisi töötajaid või enda alluvaid oma grupisiseseid töötajaid, siis kõike seda saab siin hallata, kõike seda saab peale panna ja siis nad saavad ka rohkem näha kui ainult iseenda siis nii-öelda andmeid. Kui ainult taotlusi asju läbi kalendri saavad nad ise siin teha, kas siis näiteks hüvitise taotlusi või puhkuseavaldusi. Et kui ma võtangi näiteks puhkuseliik, puhkusavaldus, tahangi võtta siis põhipuhkust, töötajad näevad ka kohe ära, palju neil on siis jääke, raamatupidamise jaoks väga oluline asi, kas see on siis koos palgaga või enne puhkust, valivad ära algus- ja lõppkuupäevad, töötajatel on alati seisund ootab kinnitamist, panevad kirjelduse, salvestavad ära ja siis on võimalus minna siis kuni 2-kordne kinnitamisring siis nende puhkusavalduste jaoks. Edasi minnes siis tööajad nii-öelda. Tööajad tulevad siis põhimõtteliselt 3 erinevat viisi. On siis enamasti tehased, hästi populaarne on selline asi nagu biomeetriline seade, tehased või lasteaiad ja nii edasi, poed. On biomeetriline seade, ehk siis kus minnaksegi nii-öelda siis tööle, seal on kas siis nägu, näpp või kiip, millega siis salvestatakse oma töö algus ära, ka samamoodi oma töö lõpp. Teine variant on siis läbi äpi, start-stop süsteem. Ja kolmas variant on siis läbi siis töögraafiku, planeeritud töögraafiku tekivad siis reaalsed tööajad siis töötajatele külge. Kõik need tööajad ja kõik see muu pool kandubki sisse, kõik logid erinevate tööaegade kohta on olemas, et kui on tehtud ka mingisugune muudatusi, siis on kohe näha, kes on muutnud, millal on muutnud, mida on muutnud. Kui on siis äpipõhine arvestus, siis on koheselt näha, et kas on asukohaga, et kui on asukohast väljaspool, siis ta koheselt annab märku punasega sellest või siis on mingi muu probleem sellega, et kas näiteks algus või lõpp või mis iganes nii-öelda siis puudub, et annab koheselt punasega nii-öelda märku. Ja erinevad siis töötunnid selle ühe töötaja kohta, kes oma töötunde vaatab, on ka erinevad andmed siin nii-öelda olemas. Edasi minnes siis hüvitised, et väga palju, kes täna liituvad näiteks Vempli süsteemiga ja on olemas ka selline nii-öelda siis asi nagu Stebi, siis väga paljud võtavad Stebi kui sellise kulu endalt küljest ära ja jätkavad siis nii-öelda Vempliga. Et ma panengi korra siia nii-öelda sisse ka hüvitiste poole pealt natuke rohkem andmeid. Eks me saame kohe näha, et meil on siin erinevad hüvitisavaldused, mis millega on seotud. Teine asi, meil on siin hästi palju erinevaid nii-öelda hüvitise nii-öelda siis liike ja me saame alati, kui ettevõttel ongi mingid hüvitise liigid, mis siin puuduvad, Vemplis on väga lihtne ise nii-öelda neid hüvitise liike luua. Näiteks prillikompensatsioon, varem lühendi, arvestamise viis on näiteks mingisugune valitav summa, jäägiperiood, näiteks 12 kuud, maksimaalne summa, mille ulatust saab võtta, on näiteks, ma ei tea, 200 eurot. Ja kui on siis raamatupidamisega meil mingi liidastus, Meriti, Recto, SAF või Palk 36 või mis iganes muu, siis importkood nii-öelda külge ja nad hakkavad siis raamatupidamissüsteemiga teil ka koostöös nii-öelda siis suhtlema. Liidasingi prillikompensatsiooni ära, mida ma alati tahan siis prillikompensatsioonist näha, on näiteks tšekki või arvet, siis seoses sellega ma teen kohe sellise lisavälja siia, tšekk või arve, et kõigil oleks ühest mõistetav, mis siis see tähendab. Fail ja hüvitise liikus me kasutame näiteks prillikompensatsioon, salvestame selle ära, et kui töötaja nüüd tahab siis hüvitist lisada, et kui me lisame näiteks, ma ei tea, päevaraha, siis ühtegi tšekki või arvet siia ei tule, aga kui me esitame prillikompensatsioon, tuleb meil kohe siia ka tšekk või arve, saame märkida ära siis summa, mis väärtusest ta on ja alates jällegi töötajal ootab kinnitamist, salvestatakse ära ja nüüd on siis nii-öelda siis avaldus tehtud.
ja kõik see hüvitiste jääkide pool siis samamoodi jääb siia, et kui ma võtsingi enne 130 eurot hüvitise jääki, siis siin on ka alles näha, et kuna ma 200 panin, et siis 70 eurot jäi siia alles. Puhkuste puudumiste juures jällegi suhteliselt sarnane nii-öelda toiming, et meil ongi siin olemas erinevad avaldused, kus töötajad on teinud avaldusi või töötajad näevad ainult iseenda tehtud avaldusi. Töötajad, kui on, näevad iseenda jääke, kui nendel mis puhkustel on need jäägid küljes. Samamoodi siis erinevad liigid, et kui me jällegi mingisuguseid liike näeme, et meil puudub, me saame jällegi ise teha, näiteks ma ei tea, staažipuhkus on ju, staažipuhkus, saame märkida omale lihtsalt ära, pane lühendid, mis on normtundide muutused, kas ta on standardne, ei muuda või on planeeritud tööaegade põhine ja nii edasi. Puhkuse pikkused, värvid, kõik ekspordikoodid, piirangud, nii edasi, ehk siis kõik reeglistikud, piirangud ja kogu muu selline asi tuleb paika panna ja siis edaspidi ettevõte saab enda neid puhkuse või puudumise liike kasutada. Ja kogu jäägiarvestus samamoodi toimubki Vempli süsteemis koostöös siis teie enda raamatupidamistarkvaraga, mis teil selleks tänasel päeval ka ei ole. Planeerimise poole ma väga pikalt ei peatuks. Puhkuste puudumiste juures on see ka, et kuva kalendris võimalus, me näeme kohe kalendris ära ka, et kes, kus, millal, mis puhkused nii-öelda siis on ja mis on kinnitatud ja mis on kinnitamata. Planeerimises väga pikalt nagu ei peatukski, et enamasti siin tehakse selline sündmuse vaade nagu nimega koolitused on ju. Väga paljud ettevõtted seda teevad, võtavadki kalendrisse kuvamise võimaluse, salvestavad ära selle ja nüüd tekib lihtsalt selline sündmuste vaade nagu koolitused ja siis hakataksegi planeerima siin siis kalendripõhiselt erinevaid koolitusi ja asju, et anda siis töötajatele ka edasi teavitus, et millal mingid koolitused või asjad siis toimuvad. Ja kõiki muid asju saab ka, et näiteks mõned ettevõtted planeerivad oma näiteks ressursse siin. Et näiteks on, ma ei tea, 5 traktorit on ju ja siis neid traktorid kogu aeg planeeritakse, et kuhu, millal, mis aja vahemikus nad asuvad on ju. Töögraafikud. Töögraafikute puhul on erinevad siis 2 võimalust, kuidas enamasti kasutatakse. Üks on siis kasutatakse niimoodi, et on planeeritud, reaalne ja võrdlev töögraafik. Ja teine on siis niimoodi, et põhimõtteliselt planeeritud töögraafikud lähevad kohe reaalseks, ehk siis kasutatakse lihtsalt tavalist töögraafikut siin. Mis aga populaarsem variant on kasutatakse niimoodi, et võetakse kõigepealt planeeritud töögraafik, planeeritaksegi siis ära, kas me siis kirjutame siia, kas me siis lohistame, neid päevi kopeerime, pasteerime, et kuidas me ise soovime seda töögraafikut koostada või siis kasutame näiteks mingisuguseid öövahetusi. Samamoodi, kui me kasutame erinevaid öövahetusi, mis lähevad järjest, siis meil tuleb koheselt Eesti seadusele vastavalt, et viimase 24 tunni jooksul puudub 11 tunni pikkune puhkeperiood või siis viimase 168 tunni jooksul puudub 47 tunnini pikkune puhkeperiood, et kõike nendest me anname siis ka samamoodi teada, et millele te võite vastuollu minna. Ja kogu selline statistika veel jookseb siin vasakul, et planeeritud töötunnid, planeeritud tööpäevad, normtunnid, ületunnid on ju riigipüha planeeritud töötunnid ja nii edasi. Siis tulebki reaalne. Reaalne tulebki siis kas läbi äpi, läbi biomeetrilise seadme või siis läbi planeeritud tööaegade. Jooksevad jällegi siia kokku, kõik statistikaveerud siin jällegi olemas. Ja siis kasutatakse võrdlevat, kus me näemegi, et mis on siis planeeritud ja mis siis tegelikult reaalne see tulev on. Ja kogu statistikaveerg samamoodi siin, siis teie ette saab kuvada. Ja mis selle statistikaveergude puhul on see, et küsimus on, missugust statistikat te ise soovitasid töögraafikust välja saada. Siis kõike neid tegelikult saate siin välja võtta, et kõik, mis on see hetkel punased, olen ma siit välja lülitanud, on ju. Aga kõike neid saate samamoodi siis tegelikult sisse arvestada. Kas või siis näiteks töötasu, et väga paljud kasutavad sellist asja nagu töötasu, et kui tehakse reaalne töögraafik, siis arvutab ka reaalses töögraafikus ära, mis on siis see töötasu selle töötajaga seoses on ju. Haldeobjektid, kliendid. Me oleme siin teinud nüüd pea 1,5–2 kuud tagasi tegime sellise asja nagu objektikaardid, kus ongi siis ühe objekti kohta kõik põhiandmed. Neid põhiandmeid saate siin jällegi iseenda jaoks siis muuta ära, et mida te tahate näha, mida te ei taha näha. Ma ei tea, ette nähtud töötunnid, esmaspäev ja teisipäev, neid ma ei soovi näha, siis me võtame need siit eest ära.
ja samamoodi me võime lisada näiteks erinevaid lisavälju siia, näiteks objekti värava number, panemegi siis näiteks tekst või murdarv või mis iganes see võib panna, salvestame ära, siis me saame nüüd edaspidi panna, ütleme, objekti värava numbrit, et kui töötajad lähevad sinna, siis nad teavad, et mis on siis objekti värava kood või number, et millega siis saab nii-öelda sisse tulla. Erinevad objekti rollid, see tähendab seda, et iga objektile vastavalt me saame panna erinevaid rolle, et mis õigustega seda objekti nii-öelda näeb, et kes näevad mingeid dokumente, samamoodi me saame teha lisatabeleid, et kes näevad jooniseid, pakkumisi ja nii edasi, et kõik see, mis on siis ühe kindla objektiga nii-öelda seotud. Erinevad aruanded, meil on olemas mingi teatud hulk, siin 12 erinevat aruannet, kus võtamegi, saame lihtsalt välja võtta pärast Excel, PDF või CSV. Aga ma ütleks niimoodi 90%, kui isegi mitte rohkem, kasutatakse sellist asja nagu aruannete mallid. Ehk iga ettevõte, kes nad täna kasutab, teeb täpselt sellised aruanded, nagu neil endal vaja on. Panevad sellised read, sellised veerud, mida nad soovivad, nende andmeliikide kohta, mida nad täpselt ise soovivad, kas siis töötaja andmeliigid või töö andmeliigid ja nii edasi. Et kõik need asjad saab siis nii-öelda kokku panna ja teha täpselt sellise aruande, nagu ettevõte ise soovib. Et ei ole näiteks mingid erinevad eriarendusplatvormid, kus te peate maksma tuhandeid eurosid selle jaoks, et keegi teile mingit eriaruannet teeb, vaid kui meil on siin võimekus olemas selle jaoks, et saate neid kõik ise teha, siis aga palun, andke minna ja tehke ise enda aruandeid. Samamoodi panete endale automaatsed aruanded jooksma, näiteks omanikud võtavad kas iga päev, iga nädal, iga kuu neid kindlad aruanded, mida nad saavad, panevad automaatselt jooksma, need lähevad siis neile meili peale. Ja samamoodi kõikide aruannete kohta on ka logi siis kui selline olemas. Liideste taustatööde juures ongi väga hea näide lihtsalt Merit Export, kus me näitamegi ära, et kuidas põhimõtteliselt on võimalik ühe raamatupidamist tarkvaraga ennast liidestada, väga lihtne. Võtame API ideed, API võtmed, impordi koodid ja nii edasi. Et Meritiga on meil standardlahendus olemas juba tehtud ja hakatagi kasutama, et kuhu valid töötajad ja mis kohta seda eksporti soovite, vajutate alusta nuppu ja need hakkavadki siis kanduma nii-öelda Merit raamatupidamisprogrammi. Personali poole peal ongi siis, me tegelikult jätaks personali poole peale suht kõige viimaseks, seal tuleb ka nüüd töölepingud, millest siis Harri hakkab edasi rääkima. Aga muidu Vempli süsteemi juures ongi, et kõik asjad, mida soovite, kõik käib läbi õigust, ehk siis kes mida näeb, kui palju ta mida teha saab ja nii edasi. Et kõiki neid asju me saame ise nagu seadistada. Samamoodi, mis mooduleid kasutatakse, mis on sees, mis on üldiselt seade, kas puhkused või ütleme, kas puhkeajad, nii et lähevad automaatselt maha või läbi taimerid, töötajad ise valivad ja nii edasi. Paljud nii-öelda siis teavitused, et samamoodi kõik asjad, mida me siis täna nii-öelda siis süsteemi loome või isegi lisatabelid või lisaväljad, siis kõikide lisatabelite, lisaväljade kohta me saame samamoodi luua ise teavitusi. Ehk siis kui mitu päeva nad enne meid teavitavad, mis on teavituste sisu, kus need teavituse andmeliigid võetakse ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis Vempli süsteemil olekski see mõte, et mitte, et pea ei ole nagu prügikast, mida tuleb kogu aeg täita, vaid ikkagi Vempli on teie jaoks nagu suur abivahend, et ta annabki teile teada, et näed, 7 päeva pärast on näiteks, ma ei tea, Anul on mingisugune, ma ei tea, tervisekontroll lähenemas või tema läheb puhkusele ja nii edasi, nii edasi. Et kõiki suhted erinevaid teavitusi saame ka siis paika panna. Ja personali poole peal ongi siis väga lihtne. Võtan siis siit kõigepealt tegelikult demo lahti. On jällegi olemas põhiandmed. Need põhiandmed saame muuta, teha lisavälju ja nii edasi. Siis on töövahendid. Ehk siis, mis töövahend on töötajale antud, töövahend näiteks, et töötaja on saanud kätte Helkur Vesti, kinnitan ära, jah, olen kätte saanud, kohe jääb kuupäev ja kellaaeg ka, mille see töötaja on siis selle nii-öelda töövahendi endale siis kätte saanud. Samamoodi tööjuhendite puhul, et võtame siis eeskirjad, siia saame lisada kas faili või faili lingi, ehk ma ei tea, YouTube'i lingi või mis iganes. Kui töötaja on nendega ära tutvunud, siis töötaja saab koheselt nendega tegelikult ka kinnitada. Ehk siis jah, ma olen need kätte saanud ja nendega tutvunud on ju. Nüüd siis edasi minnes, ma jätan korra töölepingud, jätan siis korra vahele. Ongi erinevad tulumaksuvaba miinimumid, tervisekontrollid, töötajalapsed, puhkused, puudumised, sõidupäevikud, töötajadokumendid ja erinevaid uusi lisatabeleid saame teha täpselt samamoodi, et nii palju kui see soovite. Enamasti vastavalt ettevõtte suurusele tehakse ligikaudu, ma ei tea, 10 kuni 30 erinevat lisatabelit, et kõik mingid Google Drive'id ja Excelid, et
need ära kaotada ja kõik nii-öelda andmed ühte kohta ikkagi saada. Ja siis ongi selline Excel tabel põhimõtteliselt, töötab tabelis, kus me saame erinevaid asju filtreerida. Näeme ära, mis on, kes, mis gruppidesse kuulub, erinev gruppide graaf, et oleks ka visuaalselt olemas organisatsiooniskeem. Ehk siis, kui me lisamegi näiteks alluvussuhteid, et otsesed juhid on näiteks tiimi ja otsesed alluvad on näiteks Allan ja Mare, siis meil tekib ka sellest kohaselt organisatsiooniskeem ilusti nii-öelda välja. Ehk siis põmm, tiimi omanik, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et tuleb ilusti nii-öelda visuaalselt välja. Ehk siis kellel on rohkem kui juba 50 või 100 töötajat ja nii edasi, et oleks ka visuaalselt kohe näha, et kui on mingi inimene, kes on siin puudu, kes ei ole märgitud, et saaks siis teda märkida, et sellistest Exceli tabelitest on väga raske nagu märgata, et kas see alluvussuhe on loodud või ei ole. Et sellepärast oleme ka siis selle endale teinud. Aga siis vaadatagi seda töölepingu poolt. Töölepingu poole peal ongi, et kus ma kohe annan sõnajärjega Harrile üle. Olen lisanud tegelikult siis siia süsteemi ühe dokumendimalli. Dokumendimalli nimetuseks on siis tööleping, ta on siis nii-öelda fail on küljes. Me oleme nii-öelda ära siis seadistanud, et mis see nii-öelda mall, millega nii-öelda kokku nii-öelda seob. Ja kui me lähemegi siis siia personali külge, võtame selle tiivi siin, vaatame, harri@agrello.org on küljes, lisame töölepingu, panemegi alguskuupäevaks mingisugusest kuupäeva, lepingu lühik on siis näiteks tööleping, koormused, ametinimetused, näiteks ma ei tea, müügijuht, palgaliik on tunnitasu, mis see tunnitasu on ju 23 eurot, kas arutame katse lõpu automaatselt või mitte. Ja see on nagu nende töölepingutega, et kas teil on juba arvutis olemas mingi fail, mis on ära täidetud, kas on juba, näiteks on juba allkirjastatud käsitsi ja siis sisse skaneeritud, samamoodi saate neid kõik lisada. Või siis kasutate nagu sellist Vempli ja Agrello täis nii-öelda siis võimekust või lahendust, et me oleme loonud dokumendimalli. Et kui töötaja tuleb siis nii-öelda iseteenindusportaali, täidab ise oma andmestikud, ehk siis eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodused aadressid, mis iganes töölepingusse läheb, on ju. Täidab kõik ilusti ära, personalijuht kontrollib ja siis saamegi panna põhimõtteliselt nii-öelda selle allkirjastamisse. Salvestan siis selle töölepingu siia külge. Nüüd siis ta genereeribki selle faili, ehk siis ta genereerib koheselt niimoodi, et sinna malli sisse lähevadki siis ütleme need eesnimed, perekonnanimed ja isikukood, mis meil siis selles meil nii-öelda näidisfailis on. Nüüd, kui ta on ennast ära kuvanud siin mingi aja vältel, siis saamegi saata selle koheselt ka nii-öelda siis allkirjastamiseks. Vajutamegi allkirjastamise nuppu. Nüüd on kaks võimalust, et kas see allkirjastamine, kui me tahamegi määratud järjekorras, et kui ma valiks Tiivi, Mare ja Magnuse, siis järjekord olekski, et esimene allkirjast oleks Tiivi, teine oleks Mare ja kolmas oleks siis Magnus. Et saame ka selliseid asju siis teha. Hetkel saadame ainult siis Tiivile, saadame selle nii-öelda allkirjastamiseks välja. Ja siit siis tegelikult võikki siis nüüd Harri üle võtta. Ja kui tekib jooksvalt mingisuguseid küsimusi, et küsimuste vastuste vooru teeme ka hiljem, et siis kirjutage need siia chati kas ülesse või pärast tulge ja küsige. Aga minu poolt hetkel kõik ja annaks sõnajärje siis Harrile edasi. Niimoodi. Väga hea ülevaade Egoni poolt, et mida Vempli süsteem võimaldab. Nüüd lõpetasime just selle töölepingu koostamise asjaga, et saab seda Vempli süsteemis otse mallist teha. Samamoodi on võimalik Vemplisse panna lihtsalt see ühekordne leping üles ja saata see allkirjastamisele, et kui on midagi nagu väga eraldiseisvalt. Aga jõuame nüüd selle juurde, et mis asi on Agrello. Ja juba siis, et mis juhtub pärast seda, kui Vempli süsteemist on see allkirjastamisele sellele tiivile saadetud. Lühidalt öeldes, Agrello ongi lepingute täitmise ja allkirjastamise keskkond. Et meil on igasuguseid muid toredaid funktsionaalsusi ka, aga see niisugune standardlepingute täitmine ja mugav allkirjade korjamine on meie see kõige nagu suurem tugevus. Et ühelt poolt teeb see töötajate jaoks ja teie enda jaoks elu väga palju lihtsamaks, et ettevõttes on olemas ühtne protsess ja ei pea hakkama eraldi meili teel neid edasi-tagasi neid faile saatma.
aga tegelikult mitte vähem tähtsam on see osa, et kui töötajad või mingid välised partnerid selle allkirjastamise kutse kätte saavad, siis nende jaoks kogu see allkirjastamine on ainult paar klikki, panevad oma allkirja alla ja ega nad midagi muud sellega tegema ei peagi. Et kogemus on näidanud, et lepingud saavad allkirjastatud väga-väga palju kiiremini. Aga tuleme nüüd selle juurde, et mis siis juhtub pärast seda, kui Egon mulle selle allkirjastamise kutse välja saatis. Mina sain oma meili peale nüüd sellise kutse, et palun allkirjasta ja siis ongi see lepingu faili nimi, et tööleping. Ma saangi seda vaadata, et mis asi see on, teha see leping lahti ja kogu see info, mis siin vajalik oli, on siia sisse pandud juba. Mina võtan selle kutse lahti ja mul tekib kohe see allkirjastamise nupp, et arvutist avades on võimalik standardselt ID-kaart, Smart-ID, mobiil-ID neid lepinguid allkirjastada. Kui teha seda telefonist, siis on Smart-ID ja mobiil-ID, et just see, et seda lepingute edasi-tagasi saatmine jääb ära ja on ka võimalik paari klikiga mugavalt mobiilist see leping allkirjastada, siis see teeb selle nagu töötaja vaates või kliendi vaates selle asja nagu väga palju lihtsamaks. Ja pärast seda allkirjastamist see leping ise liigub tagasi Vempli süsteemi, kus kõik need lepingud lõpuks hoiustatavad. Oli näha, et seal oli niisugune tüüp-kaaskiri, et palun allkirjasta ja see on sinu leping. Nüüd, mis juhtub siis, kui täpselt sedasama süsteemi kasutada, aga meil on olemas endal ka Agrello konto. Et siis tulevad selle juurde paar niisugust lisavõimalust, et natuke on võimalik kohandada oma kaaskirja. Siin minu pildi peal on näha ka seda, et saate oma ettevõtte logo panna, saate oma pealkirja panna, et näiteks ettevõtte nimi ja siis niisuguse väikse placeholderi või niisuguse tag'iga saate panna ka selle faili nime siia, et oma inimesed saaksid aru, et okei, minu ettevõte saadab mulle uue lepingu allkirjastamiseks. Ja lisaks sellele on võimalik kirjutada oma personaalne kaaskiri, et mida suurem ettevõte, mida rohkem töötajaid, seda rohkem seda niisugust personaliseerimise võimalusi on siin olemas. Järgmise sammuna on ligipääs olemas ka kõikidele nendele saadetud lepingutele, et tekib siia niisugune ekstra backup koht ja siis on ülevaade olemas, et okei, et need lepingud on mul välja saadetud, need 5 tükki ja mis lepingud mul allkirjastatud on. Ja siis ma saan nagu mugavamalt vaadata ja hoida nagu ülevaadet, et okei, et võtame kõik oma allkirjastatud lepingud ja ma saan näiteks kõigile korraga meeldetuletusi saata, et jääb ka ära niisugune edasi-tagasi emailide kontrollimine, et okei, et mul on paar korda aastas või kord 2 aastas see suurem nagu töötajate lepingute uuendamine, et ma saadan hunnik lepinguid välja, aga et kus nad on, mis seisus nad on, mida nendega tegema peab. Ja siis nagu Agrello konto lisades Vempli süsteemile, siis tekib parem ülevaade kogu sellest protsessist. Kui peaks olema vajadus ka üle riigipiiri lepinguid saata, ütleme kuskile Baltikumist väljapoole, siis meil on olemas ka
ka PDF-lepingute võimalus. Aga minnes tagasi selle lepingu kohandamise juurde, siis on näha, et sellise lepingu puhul, mis mul on natuke kohandatud, ma paningi siia, et Vempli Agrello webinar, töölepingu muutmine ja siis mul on oma ettevõtte logo ja personaalne kaaskiri. Et välja ta näeb siis sellisel juhul niipidine. Lisaks sellele saatmise osale, et kui mõelda, et mis võimalusi Agrellos veel on ja milleks paljud kliendid on meid leidnud, on selline asi nagu lepingute masskoostamine. Et kui ongi vaja korraga tervel ettevõttel lepingud uuendada või siis mingid tervel ettevõttel lisasid teha, siis on võimalus kasutada lihtsalt ühte enda lepingu põhja. See töötab sarnaselt nagu Vempli lepingu põhi, et me oleme siin lihtsalt ära määranud, et kus kohta mingi informatsioon läheb. Ja mul on võimalus panna oma terve töötajate list sisse, et iga rea pealt, mis mul siin Excelis on, täidetakse automaatselt üks leping. Et kui selline asi korraks läbi teha, siis meil on siin kaustapõhised mallid olemas ja ma juba olin pannud siia selle sama lepingu põhja sisse. Ja siis ma saangi öelda, et loo sellest mallist hunnik konteinerit korraga. Ma saan lisada selle sama tabeli, mis ma just sealt Google'ist alla laadisin. Me automaatselt ühendame need väljad ära, et kes on allkirjastajad, need, kes olid selle emaili väljadega ja et mis väli Exceli põhjas või ütleme lepingu põhjas vastab Excelile. Et kui need on kirjapildid samad, siis me ühendame need automaatselt ära. Ja viimase sammuna ongi see, et kui on vaja kuidagi aru saada ka, et okei, ma teen 150 lepingut korraga, saadan uuendamisele, et kuidas me siis saaksime aru, et kelle leping on, et ma panen sinna faili nimesse või lisaks veel inimese nime. Ja kui ma ütlen, et loo selle malli põhjal nüüd hunnik dokumente, et kõik need 7 rida, mis seal oli ja siis ütlen, et vaata dokumente, siis vastavalt sellele, et kui palju neid on, et kui on 7-8 tükki või 10 tükki, siis võtab see mõned sekundid aega. Kui neid on 100 või paarsada tükki, siis see võib võtta minut-2 aega. Ja nüüd ongi näha, et ennem siin oli üks leping ja nüüd ülejäänud lepingud on ka automaatselt koostatud vastavalt selle Exceli informatsiooniga. Ja kõik need väljad, mis mul siin olid, on vajadusel võimalik mingit korrektuurega teha ennem seda veel, kui esimene inimene allkirjastab. Samamoodi, kui te juba läbi Vempli seda Agrello ühendust kasutate, siis sarnast tööruumi on võimalik, sinna tööruumi on võimalik lisada ka oma müügitiim või mingid muud osakonnad, kes aeg-ajalt lepingutega tegelevad, et kogu see lähenemine ettevõtte sees oleks ühtne. Ja põhimõtteliselt nii lihtne see süsteem ongi. Eesmärk on see, et ei peaks tarbetut edasi-tagasi aega kulutama ja kogu see protsessis ülevaade oleks teil olemas. Kõige lihtsam viis alustamiseks on lihtsalt, nagu Egon ütles, alustada sellest, et lubada see lepingute saatmine seal Vempli süsteemis. Ja kui tundub, et see on päris hea mugav lahendus, aga tahaks natuke seda lisandväärtust veel, et siis lisada sellele Agrello konto, aga alustamise oleme proovinud teie jaoks nagu võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha, et see niisugune tüütu meilide edasi-tagasi saatmine ära. Aga minu poolt
ongi see niisugune hea kiire ülevaade Agrellost. Ja kindlasti on teil tekkinud ka mingeid küsimusi. Et algatuseks me unustasime vist öelda, et kui peaks olema küsimusi, siis julgelt kirjutage. Ma näen, et Kaidi on siia chati kirjutanud küsimuse, mis on pigem vist Egonile suunatud. Aga julgelt kirjutage ja või siis avage oma mikker ja siis saate juba otse küsida ka. Et vastan kõigepealt Kaidi küsimusele ära, et tere, kas on võimalus hallata töötajate koolitusi? See tähendab, et töötaja kinnitab oma allkirja koolitusel osalemise. Võimalus on hallata töötajate koolitusi, et personalihalduses samamoodi teeme ka lisatabeli, töötajate koolitused, sellele paneme siis näiteks ka väljad, et mis on siis koolituse läbiviimise aeg ja lõpuks ka, et millal siis järgmise koolituse nii-öelda siis minek nii-öelda uuesti ja selle nendega saame siis teavitustega üles ehitada, et millal uuesti töötaja koolituse saata. Kas kinnitab allkirjaga, seda hetkel ei ole, vaid saab Vemplis lihtsalt kinnitada osalemist. Et nagu ma näitasin ka, et seal oli siis, et tuligi ette, et kes on osalejad ja kas seal taga oli siis kinnitatud või mitte, on ju. Ja see on veel koolituse puhul saab teha päringu, kes millise koolituse millal on saanud või koolituse järgi, kes selle konkreetse koolituse läbi millal. Ja täpselt selle ma juba vastasin ka, et neid kõiki asju saab teha, et ainult seda nii-öelda allkirja võimalust täna veel ei ole, et seal on lihtsalt see kinnitamisnupp, et jah, ma siis nii-öelda osalen seal ja nii edasi. Et hiljem siis kõik, mis on siis dokumentatsioonid, need saab lisada, millal siis see nii-öelda koolitus oli ja mis on siis see järgmise siis koolituse nii-öelda läbiviimise aeg samamoodi. Selle allkirjastamise osaga meil tulevikus on plaane küll Vemplisse lisada muudesse kohtadesse ka, et see esimene vaadates klientide tagasiside, see kriitiline pool ongi need töölepingud, lisad, niisugused tüüpasjad, aga jah, et tulevikus on kindlasti võimalik neid koolitusi ja muid dokumente ka siin saata allkirjastamiseks ja et keegi on ametlikult kinnitanud. Absoluutselt. Et kui on vajadus, on lahendus. Küll me selle legeme. On veel kellelgi mingeid küsimusi, kas siis kirjalikult või keegi soovib küsida, kohe teeb oma mikri lahti ja küsida. Kommentaare, küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis tähendab seda, et järelikult kõik oli arusaadav. Me tegime Harri järelikult väga hea siis nii-öelda siis webinari. Et aga kindlasti on see ka, et kui kellelgi on nagu jooksvaid küsimusi või mõtteid, ehk siis võite julgelt, nagu siin all on ka, meiega minu või Harriga siis ühendust võtta otse, kas siis meili või telefoni teel on ju, helistada, leppida kokku siis kohtumised või siis rääkida või telefoni teel mingid asjad selgeks, et see kõik on siis samamoodi võimalik, et siin all on need informatsioon ka selle kohta olemas. Aga tundub, et kui küsimusi hetkel pole, siis meie täname. Väga tore, et leidsite aega ja julgelt võtke meiega ühendust, et alati saab ühte või teistpidi asju testida ka ennem, et ei pea oma peas välja mõtlema, et kindlasti peab alustama ilma proovimata. Vot, näe. Aga ilusat päeva teile kõigile ja arvatavasti osadega teist juba lähiajal. Minu poolt kõik. Tänud. Aitäh teile. Head aega.